olen soomlane. Ja meillä on umbes 2 tuntia. Kas teillä on neid? On, aga hea. Alustamme kirkust. Tere tulemast. Meillä on tänään vihmainen ilma, mille tõttu me püüämme liikuda teiega majade sees, et me ei jääks väga vihma kätte ja teed väga märjaks ei saaks. Ja meil on selles kirikus kiriku oma teenija, tema on Jaan. Jaan on minu giidikolleeg, tema räägib teile sellest kirikust, aga ma räägin teile paar sana ekskursiooni ülesehitusest. Sobib? Jah. Okei. Ja tõesti, kui ma räägin liiga kiiresti, palun, kohe käsi püsti. Ei saa mitte midagi aru. 2 tundi jalutuskäik, külastamme erinevaid kohti ja lõpetamme galeriis. Kui teil on vajadus käia vetsus, palun andke märku, ma püüan korraldada mingi koha, kus see on võimalik. On teil soov külastada meie kodu, kuidas me elame Viljandis? Muidugi soovin. Jaa, okei. Ma ei ole koristanud. Kas see on okei? Okei, jah. Follis peccata mundi, dona nobis pacem. Agnus Dei. Follis peccata mundi, dona nobis pacem. Aitäh, ja kui me vaatame järgmist faasi, А я думала, что священник будет Тамаре вышел, не помню, что такие вопросы. Лучше мы все презентации молодец. А мы кто? А мы же здесь, они сами собираются. Вот уже фильм. И вот здесь. Нельзя, что делается здесь разных таких есть. Это такая тема. И примерно выпадать и петь. Как вечер. Прикольно. Какой театр? Больше уже сильнее пошел. Ой, голочка.
kas neiupaati se algab suid, täis onne kaigmailm. Silm säärab rõõmu, pisaraid on tuud südamel. Need silmad eial unune, need ilusad sinised silmad mul hoidsid südame. Ta kaela neiu langesi ja kinglis suudlused. Silm säärab rõõmu pisaraid, arm tungib südamel. Silm säärab rõõmu pisaraid, arm tungib südamel. Siin on mõned kassid ka või? Need on potikanoid. Nägid tõesti seda silti, kuri kass. Neid või? Ei. Sulle ei ole kuri kass. Jah. See on pigem rohkem kaskinoidi võib-olla. Mulle tundub ka, et see on nagu Jah. jälle edasi midagi. See on just see on Võtan need mulle. jaa, aga nüüd see tere! Minu nimi on Annika ja ma töötan siin majas ja tutvustan igasuguseid enda tehtud pille, rahvapille, mis on tehtud loodusest või loomadest ja need on kõik siis vanad pärimuslikud pillid, mida on edasi antud siis isalt, emalt, põlvest põlve nii-öelda pärandatud. Et ma ei ole kuskilt raamatust lugenud, kuidas teha, vaid pigem on see suulisel teel on siis edasi antud see õpetus. Ja ma alustasin kohe ühe sellise suure signaalpilliga ja see on, mis te arvate, mis see on? Kasetohus. Sireen tänapäeval, siis see võib ka mis iganes sireen olla, on ju. Vanal ajal oli ta nii, et hunt on karjas, et siis ma puhun seda, et siis tulge mulle appi, et päästma ära siin need lambaid või ka, et maja põleb, et siis tehti seda sireeni, kogu küla kuulis, et ahah, lähme appi, et maja põleb, et selline pasun, sireenpasun. Aga ma alustan tegelikult kõige vanemast pillist ja see pill on teil täna siin kõigil kaasas. Mis pill teil on kaasas? telefon. Maailma kõige vanem pill on telefon, väga see on ikka laste vastu, see oli praegu. Hääl. See on hääl, õige, väga hea.
indeks 5, see on hääl. Kui juba laps siia maailma sünnib, ta juba teeb oma pasunast seda häält. Tere, siin ma olen, võtke mind vastu. Ja seal nii-öelda karjas, loomakarjas olles ka, et mul oli vaja ju kutsuda sõpru, et siia karjamaale. Siis ma ei võtnud oma telefoni välja ja saatsin sõnumi, et tule Suure tamme alla. Ei saanud seda teha, telefoni polnud olemas veel. Ja sellepärast ma kasutasingi iseenda häält ja on siis üles kirjutatud sellised hüüded ehk helletused ehk õlletused. Ja see ei tähenda õlut jooma, vaid see on õlletama ehk laulma, helletama, hüüdma. Ja just siit Lõuna-Eestist, kus on rohkem natukene selline, mitte mägine, aga orune, ütleme nii, et siit Karksi kandist on kirjutatud sellised helletused ja nüüd ma püüan seda järgi teha ja vaatame seal taga olev karjatüdruk, et kas ta kuuleb mind, kas ta tuleb oma karjaga. Ma olen siin praegu loomakarjas, kus lemmad ja lambad. Näiteks pillipeedu tule siia alle. Nüüd niimoodi nimega, allgriimiga sobib pillipeedu või jutujuha või nii edasi. Nii, see oli siis hääl. Siis me läheme karjas seal edasi, kasutati karjas olles ka. Kui hääl oli ära näiteks, siis oli vaja natukene tugevamat pilli ja siin on üks selline, lastele ma olen niimoodi näidanud, mis arvate, kelle sarv see on? Ja kõik lapsed ütlevad muidugi ninasarvik Eesti metsadest. Aga tegelikult on see siis selline loom, kellel on siin habe ja kes teeb. Et see on siis isane kits, siis sokk, see on sokusarv. Kitsel on natuke, sokul on rohkem suured. Ja oinasarv on liiga keerulised, sellest nagu ka ei tehtud pilli. Et sokusarvest tehti sarvepilli, siin on isegi selle soku vanus näha. Siin saab lugeda 1, 2, 3, 4, 5. 5-aastane sokk, siit otsast ma veel saagisin ära. Need enamus, kõik pillid on minu tehtud, välja arvatud üks kõige suurem pill, et seda ma pärast, see on üllatus. Nii, ja see on sokusarv ja sokusarvest siis mängiti lugusid, mis olid mõeldud loomadele, karjas olevatele loomadele, et kui ma mängin siin ühte viisi, siis need karjas olevad loomad tegid niimoodi ja läksid koju, et see oli see viis neile või signaal, et ma pidin minema nüüd koju magama või sööma või tagasi karjamaale, et see oli selline nagu koolikell on tänapäeval lastel. Aga mõtle, kui tore, kui koolis hoopis õpetaja või direktor tuleb ja vahetunni ajal hoopis mängib, see oleks väga tore. See oleks traditsiooniline ka. Nii, see oli siis sokusarv, me läheme siis edasi, kui nüüd ajalooliselt vanuseliselt, ma arvan, et siin umbes nendega ühel ajal ka vanuselt väga-väga vanad pillid. Ma ei tea, kas seda niivõrd karjalapsed seda tegid, küll aga linnades ja linnakultuuris, kui siin käia Tartu Ülikooli muuseumis Toompeal on just, et Tartu linnast 800 aastat ja siis on seal nimelt kohalikus linna WC-st on leitud, lampkastist on leitud üks selline luuvile. Seal oli igasugu asju, seal oli veel üks siuke tuhvel ja viigimari ja et mida sealt kõike siis leiti, aga üks oli siis selline vilepill. Ja see ei ole sealt, selle ma olen ise teinud. See on lamba sääreluust tehtud ja mesilase vahast on uulik tehtud. Ja mõnikord tehti savist see huulik siis, et nagu plokkflööt. Ja te kõik teate, mis häält lammas teeb. Vaatame, kas siis minu lambaluust vilepill teeb lamba häält.
tehti ja lambaluust, tehti ka kitseluust, et vaata kui tore, kuidas vanal ajal, kui sa ikka selle looma maha tapsid ja nahast tegid kasuka või võtsid villa ära, sõid liha ära, siis isegi kondid sa kasutasid ära ja kontidest tegid siis luuvilepilli. Mingit prügi ei olnud olemas. See on ka luust. See ongi jah, sääreluust tehtud. Ja keetsin suppi Mihklipäeval. ja, sest see on juba looduslikult, ta on juba sellise kujuga, et seest tühi. Ja tegelikult siin mail neid vilepilli, need ongi esimesed üldse vanimad pillid, sellised luuvilepillid. Euroopas vanim pill on tehtud kureluust, aga see vist on mingi kurelise, aga see on hoopis tal nagu jalaluust tehtud, mitte tiivaluust. Ja siin ka tehti tiivaluust, luigeluust, regilaulud on seda meile öelnud, ega meil kuskilt ei ole lugeda, aga et regilaulud, et ma tegin pilli ja seal oli siis teada, et ka luige tiivaluust. Siis ugri rahvad veel Siberi pool, nemad on suured karukummardajad, nemad tegid karuluust veel vilepilli ja tolm läheb minema. Tuba puhtaks. Tegelikult mõeldi selle all, et tuba läheb halbadest vaimudest, kodukäijatest, zombidest, kollidest, pahadest vaimudest läheb puhtaks, et jäävad ainult head mõtted, head lapsed, et kuidagi head vaimud nii-öelda. Ja see siis hiljem muutus see nagu laste mänguasjaks, eriti vastlapäeval just, kui need seajalgu söödi. Aga et varasemal ajal ikkagi ta ei olnud laste mänguasi, et ta oli selline tõsine nõidumise värk. Ja tegelikult on olemas ka sellised rütmiline lugemine ja nüüd te saategi mulle järgi lugeda. Ma ütlen sõnad ees ja te saate mulle järgi lugeda, ehk siis räppida nii-öelda. Juba vana eestlane talle meeldis räppida. Nii. Uiu, tuiu, hunti palju. Toa taga tonte palju. Toa taga tonte palju. Laias laanes laisku palju. Laias laanes laisku palju. Rõõmsal lapsel rõõmu palju. Rõõmsal lapsel rõõmu palju. Vaesel lapsel vaeva palju. Vaesel lapsel vaeva palju. Uiu, tuiu, hunte palju. Uiu, tuiu, hunti palju. Ja nüüd läheb edasi tuult välja. Praegu ei tule välja. Sellega siis nii. Neid sõnu ma küll ei tea, mis siia juurde käidi. Kuidagi siis tuul, tule välja kuumu purjedesse. Ma saan üle mere purjetada. Siis kutsutud selle tuult. Seda on väga lihtne ise teha. Sellisest puutükist. Hiljem juba hakati niimoodi, et laatadel neid ka müüdi, need, kes potisetud, kes pottisid tegid savist. Nemad tegid ka neid savivilesid ja müüsid lastele neid, sihukene 100 aastat tagasi. Aga selle pilli ma tegin ise. See on siis selline. Mis lind see on? Väga hea. Kägu, õige. Kägu. Aga mis lind see on? Öökull võib olla ja metstuvi tegelikult ka. No vot sellised saviviled. Küll kui tavaline roogi kuusepuust ja laulusalm ütleb, et kannel oli tehtud havilõualuust ehk siis haugilõualuust. Mõni laul ütleb, et kannel oli tehtud lõvilõualuust. Mina sa tea, kas siin oli lõvisid, seda ma hästi ei usu. Ja peale olid pandud neitsi juuksed, need keeled. Minul ei ole neitsi juuksed siin, minul on metallkeeled. Ja kuusepuust ja võib arvata nende laulude järgi, et see kannel, seda tüüpi kannel on olnud siin mail juba 2000 aastat.
kui juba siin mängiti siis sellist väikekannelt. Ja Soomes on see väikekannel on 5 keelega, siis allapoole Kokle, Lätis on ta veel selline labaga, suurema labaga siin, mis on kõlalauaks. Need on peal on virblid, mis hoiavad keeli ja siin seda kohta öeldakse on kolju, mis siis hoiab neid keeli üleval. Nii, ja ma mängin teile ühe polka. Mina ei teinud, selle tegi üks Läti sepp, see on Lätist üldsegi. Aga seda on mul väga hea mängida torupilli kõrvale või ka kuskil laeva peal, kui seal viikingilaeva peal ka, kus mehed tõmbavad aersuid, siis ma mängin rütmini. Siis on hea selline kahe, tegelikult ta veel käib niimoodi selga rapaksidega. Ja siis on kohe ka hea, aga ta on päris raske ka. Lugemisi ja näiteks on väga hea kella tundmine. Te saate mulle järgi öelda. Kell 1 munaküps, kell 1 munaküps, kell 2 karjalaps, kell 2 karjalaps, kell 3 tukk ja toll, kell 3 tukk ja toll, kell 4 väike veli, kell 4 väike veli, kell 5 mis siis, kell 5 mis siis, kell 6 toit on uus, kell 6 toit on uus, kell 7 maitses hästi, kell 7 maitses hästi, kell 8 riided vahetab, kell 8 riided vahetab, kell 9 hüppa sängi, kell 9 hüppa sängi, kell 10 küllalt saab, kell 10 küllalt saab. Hea kell. Väga hea, väga hästi tunnete kella. Ja need on siis rütmilised lugemised, me teeme ühe veel, te saate mulle öelda. Mina ka. Läksin metsa, mina ka. Te ütlete ainult mina ka. Läksin metsa, mina ka. Võtsin kirve, mina ka. Raiusin puu, mina ka. Tegin küna, mina ka. Notsud sõid, mina ka. Te sõite notsudega ühest künast. See oli see koht, kus te pidite ütlema sina ka. Tõmbasin teid haneks praegu. Aga üks süker tore, need on nagu liisusalmid ka, et kui mingit mängu mängida, siis on, et varres vaga saba taga, harrakal ei ole naba. Noh, siis langeb liisk, siis sina oled kull. Aga üks sükene lugemine on, ta oli vist Sillamäe kandist oli selline. Väike lusikas on loška, väike kassipoeg on koška, väike koer on sabakas, tubakakott on tabakas. Selline, seda niimoodi keelekümlust oli vägagi palju. See oli niisugune tore salm. Paljud arvavad, et see on nagu viiul, aga seda tegelikult niimoodi ei mängitud, et see oligi ka omal ajal oli ta viikingite põhipill, et ta oli veel vanem kui torupill. Ja taalharpa oli Rootsis tema nimetus või taagelharpa, siis Rootsis taagelharpa, Vormsil taalharpa, et Vormsi oli veel viimane saar, kus seda niimoodi mängiti pärimuslikult ja seda õpetust anti edasi isalt pojale. Pillimehed olid enamasti mehed. Ja Soomes Karjalas oli ka veel paar perekonda, kus mängiti siis. Ja Soomes selle pilli nimi on jouhikko.
et Jõusi on jõhvid ja siis sellest on see jõhvidest pill. Aga minu pillikeeled ei ole jõhvidest, minu pillikeeled on vot sellisest materjalist, võite puutuda, ärge suhu pange, võite katsuda ja nüüd on küsimus, mis materjalist minu pillikeeled on. Selliseid keeli tehti ka esimestele kitarridele, viiulitele, aga just siis nendel hiiukannendel olid ka sellised, sest seda sai iga talumees ise teha. Paber. Ei ole paber, kui sa paberit ka saad. No peaaegu, ta nahk ei ole, aga ta on surnud lamba käest saadud. See on soolikad, jah. Selle koha peal siis lapsed, soolikatest tehtud ja soolkeeled. Jah, hästi tugevad. Sest isegi Robin Hoodi vibunöör oli ka soolikatest, et see on nii tugev. See on niisugune, jah. Nii et siis sellised ja harfil on soolkeeled ka. Niisugused natukene pehmemad. Nii. Ma mängin teile 2 lugu. Ma mängin teile ühe polka ja teise ma mängin teile valsi. Või siis, Eestis on kombeks on siis mitte sellised viinivalsid, vaid siin oli Labajala valss, mis on kõige vanemad. Need on natukene sellised kiiremad, aga seal saab ikkagi lugeda 3 peale valsil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aga polka on 2 peale. 1 ja 2 ja 1 ja 2. Ja nüüd küsimus, kumbat ma mängin siis? Mängin 2 lugu. Nii. Kumb on kumb siis? Kas polka või valss? Ja teine oli valss, ja just. Et ta ongi natukene selline kiirem, see Labajala valss. Mõnikord isegi nagu 1 peale. Ja seda Labajala valssi mängiti alati igas pulmas ja igal peol. Ja mõnikord, kui pillimeest ei olnud, siis asendati see pillimees sellega, et nad hakkasid laulma kõigest, millest nad nägid ja panid igasugused inimesed ka sinna laulu sisse. Ja näiteks üks Labajala valss Muhumaalt tundus, et inimesed on juba purju hakanud jääma, sest nad hakkasid lugema silmi. Ja see on siis selline, saate mulle järgi laulda. Üks silma, külakassil 2 silma, külakassil 2 silma, külakoeral 3 silma, külakoeral 3 silma, külaneerul 4 silma, külaneerul 4 silma, külaviisul 5 silma, külaviirul 5 silma, külakuulul 6 silma, külakuulul 6 silma, külaseerul 7 silma, külaseerul 7 silma, külakaalul 8, külakaalul 8, külaöirul 9, külaöirul 9, külaküürul 10 silma, külaküürul 10 silma. Külakass. Pärast ma küsin, mis see laulus siis hakkab saama.
ütleme siis head aega Viljandile, me sõidame praegu linnast välja, teeme suure aplausi sellele väga heale külalislahkele linnale. Et ma väga palju teid siis oma jutuga ei viina, et võite siis rahulikult rääkida oma vahel ja siis natuke aja pärast, kui olete väsinud rääkimisest oma vahel, siis teeme ühe sellise harjutuse, et mis on natuke selline, võib-olla see natuke hiljem teeme.